Odiini maagiline oda kõlab nagu midagi otse Põhjamaade mütoloogiast. Jumalik relv. Võib-olla antakse see auhinnaks pärast ülesande täitmist D&D mängus. Aga see oda on päris. See on praegu Ukrainas. Ja tänu Rootsile on Ukrainal käes midagi nii hirmuäratavat, et Putin teab, et ta ei suuda peatada seda, mis tulemas on. Gungnir on saabunud ja Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Venemaa teab, et see on nii, sest Gungnir ei ole lihtsalt mingi relv, mille Rootsi on lubanud Ukrainale kunagi kauges tulevikus tarnida. See ei ole mitte ainult juba Ukrainas olemas, vaid seda kasutati ka ühes kõige laastavamas rünnakus, mille Ukraina on seni Mustal merel Venemaa sõjalise ja naftataristu vastu läbi viinud. Me arvasime, et teadsime kõike, mida Ukraina oli valmis selle rünnaku kohta avaldama. 6. aprillil tuli uudis, et Ukraina mehitamata süsteemide väed tegid koostööd riigi mereväega, et korraldada laastav rünnak Venemaa Sivaši avamere naftaplatvormi vastu Mustal merel. Kuigi selle platvormi kahjustamine oleks Ukrainale oluline, et anda veel üks löök Venemaa naftatööstusele, oli tegelik põhjus Sivaši platvormi ründamiseks see, et Venemaa on kasutanud seda suure osa sõjast luure- ja sõjaväebaasi ning vaatluspunktina. Platvormile olid paigaldatud lühimaa õhutõrjesüsteemide radarid ning elektroonilise sõjapidamise süsteemid, mis muutsid selle naftaplatvormi asemel sõjaliseks objektiks. Ukraina hävitas Sivaši platvormi. Ja nii palju, kui me tollal teadsime, tegi Ukraina seda droonidega. Just seda väitis Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Provdi, kui ta teatas rünnakust Telegrami postituses. Ujuvpuurimisplatvormi Sivaš hävitasid 413 OP-reedi linnud koos mereväe süvaveerünnaku jõududega, teatas Provdi. Ja pole nii, et ta oleks valetanud. Varsti ilmus video, kus Ukraina ründab Sivašit droonidega, mis näivad olevat välja lastud Mustale merele saadetud meredroonidelt. Nii oligi. Operatsioon oli tehtud ja lõpetatud ning me teadsime, kuidas Ukraina selle läbi viis. Aga välimus võib olla petlik ja Provdi, kas tahtlikult või mitte, oli välja jätnud ühe olulise osa võrrandist, mis on nüüdseks avalikuks tulnud. See polnud ainult droonid, mis ründasid Sivaši ööl vastu 6. aprilli. Ukraina oli samuti vallandanud Rootsi Gungniri raketid. 7. aprillil teatas Kiev Post, et Ukraina merevägi oli avalikustanud ja hiljem kinnitanud Rootsis toodetud RBS-15 raketi kasutamist Sivaši rünnakus. Tuntud kui Gungnir, mis telkes tähendab Odini maagilist oda, on see rakett väga võimas laevatõrjerakett ning seni polnud tegelikult teada, kas Ukrainal see rakett olemas on või mitte. Väljanne teatab, et Ukraina mereväe avalikustatud video paljastas, et Gungnirit kasutati rünnakus Sivaši vastu ning see kaadrid on põhjustanud Venemaal šoki. Umbes 20 sekundit kestev kaader näitab, kuidas Ukraina tulistab oma Rootsi rakette näiliselt maapealselt platvormilt. Osint Warfare X konto märgib, et see on Gungniri esimene avalik ilmumine Ukraina sõjas, kuigi tundub, et Ukrainal on olnud juurdepääs Rootsi võimsatele rakettidele juba palju kauem. Selleni jõuame peagi tagasi. Esiteks näib Osint Warfare'i jagatud video näitavad 2 Rootsi raketi väljatulistamist. Kiev Post lisab, et teised ilmunud videod näitavad, kuidas need raketid tabavad otse Sivaši platvormi, mis asub nende sõnul umbes 60-80 kilomeetrit ehk 37-50 miili loodes Krimmi rannikust. Videote ja selgemate Gungniri raketisüsteemi tavaliselt kasutatavate stardiseadmete piltide võrdlus annab täiendavat kinnitust, et Ukraina on tõepoolest Rootsi raketi kasutusele võtnud. Ära jäta tähelepanuta ka Sivaši platvormi lähedust Krimmi rannikule. See annab sulle aimu, miks Ukraina otsustas just selle konkreetse naftaplatvormi sihtmärgiks valida. Elektroonilise sõjapidamise seadmed ja õhutõrjesüsteemid, mille Venemaa on paigaldanud Sivaši platvormile, olid selgelt mõeldud Venemaa varade kaitsmiseks Krimmis. Nüüd need kaitsesüsteemid põlevad. Odiini maagilise oda löögi ja sellele järgnenud Ukraina droonide rünnakute tõttu ei saa see naftaplatvorm enam toimida okupeeritud Krimmi varajase hoiatuse süsteemina. Me ootame, et saame peagi teatada löögist Krimmi maismaa vastu, võib-olla ranniku lähedal merel asuvate sihtmärkide vastu, mida Sivaš kaitses. Aga nüüd saame kinnitada, et RBS-15 on ametlikult osa Ukraina relvastusest. See on kõiki ootamatult tabanud, eriti Putinit ja tema Kremli kaaslasi, kes arvasid, et Ukraina on üha enam sunnitud lootma enda ehitatud rakettidele, kuna tema läänerakettide varud on otsa saamas. Sivaš näitas just Putinile, et Ukraina ei ole olukorras, kus tal oleks vaid üks või teine valik. Tal on nii enda raketid kui ka lääneraketid ning ta saab neid kasutada, et tabada mõningaid kõige olulisemaid Venemaa sõjalisi objekte Krimmis. Nii et Putin peab tegelema veel ühe lääneraketiga, mis Ukrainale antakse. Ja siin hakkavadki asjad lahinguväljal muutuma. Gungniri saabumine Ukrainasse ei ole Venemaa jaoks ohtlik ainult selle raketi tulejõu tõttu. See on ka veel üks märk Putinile, et tema katsed hirmutada Rootsit nii, et see jääks neutraalseks, on läbi kukkunud.
Venemaa on hoopis muutnud sajandeid sõdadest eemale hoidunud riigi selliseks, mis nüüd aktiivselt relvastab Venemaa vaenlast ja teeb kõik, et Putinit peatada. Vaatame peagi lähemalt teist neist punktidest. Olge meiega seni. Mis puudutab raketti, mille Ukraina just Sivaši purustamiseks kasutusele võttis, siis see on viimane asi, mida Venemaa tahaks näha Ukraina käes. Miks? Piisab vaid raketi põhiandmete vaatamisest, et sellele küsimusele vastata. Valmistatud saar Bofors Dynamicsi poolt RBS-15 ehk Robot System 15. Kui tahame täpsemaks minna, siis on see tegelikult terve pere laevatõrje rakette, mis on loodud ühendama selle tüüpi raketilt oodatavat laastavat jõudu. Maa sihtmärkide ründamise võimega, mis teeb selle erakordselt mitmekülgseks. Raketil on ulatus üle 300 kilomeetri ehk 186 miili, kuigi see sõltub kasutatavast konkreetse Gungniri versioonist. Lõhkepea kaalub umbes 200 kilogrammi ehk umbes 440 naela ning rakett suudab peaaegu saavutada Mach 1 kiiruse. See jääb veidi alla Mach 0,9, kuid see tähendab siiski umbes 690 miili tunnis kiirust. Nii et Ukrainal on käes rakett, mis liigub kiiresti, lööb kõvasti ja millel on piisavalt pikk tegevusraadius, et rünnata erinevaid sihtmärke Mustal merel, Krimmis ja okupeeritud mandri Ukraina aladel. Kiev Post lisab, et RBS-15 kasutab sihtmärgi poole tulistamisel kursil püsimiseks GPS-i ja inertsiaalset navigeerimist. Sellel on ka terminaalne aktiivradar, mis annab sellele iseseisva sihtimise võimekuse ning võimaldab raketil kasutada tulista ja unusta funktsiooni, mis muudab selle nii tõhusaks. See funktsioon pakub täpselt seda, mida nimi lubab. Ukraina saab programmeerida raketile sihtmärgi, tulistada ja seejärel unustada vajaduse teha lennuajal käsitsi muudatusi, sest rakett hoolitseb kõige muu eest ise. Me mainisime varem, et RBS-15 on tegelikult raketi perekond. See on tekitanud spekulatsioone selle üle, millised versioonid Ukrainal on ja millist neist kasutati Sivaši naftaplatvormi ründamiseks. Naval Newsil on siin mõned võimalikud vastused. See ütleb, et Ukraina mereväe poolt avaldatud raketi väljatulistamise kaadrid kinnitavad esmalt RBS-15 kasutamist, sest stardifaasis näeme topelt heitgaasi juga. See on tunnus, mis on teadaolevalt Rootsi raketil olemas. Ja see puudub kõigil teistel rakettidel, mis Ukrainal teadaolevalt arsenalis on. Väljaanne lisab, et versioon, mida Ukraina kasutas, oli tõenäoliselt kas Gungniri Mark 3 või Mark 4 variant, millest mõlemal on mitmeid uuendusi võrreldes varasemate mudelitega. Üheks neist uuendustest on tegevusraadiuse suurendamine üle 200 kilomeetri ehk 124 miili. Ukraina kasutab Gungnirit Venemaa rajatiste ründamiseks Mustal merel. See pikendatud tegevusraadius on hädavajalik. Samuti tasub märkida, et Ukraina sihtmärk oli kummaline maa ja merel asuva objekti vahepealne variant. Avamerel asuv naftaplatvorm ei ole täpselt laev, kuigi võib väita, et sellel on mõningaid sarnaseid omadusi, eriti kuna see asub ookeanis. Samal ajal ei ole see ka päris maismaa sihtmärk, kuigi sellel on tugevusi ja nõrkusi, mida laevadel ei esine. See segadus muudab RBS-15 Mark 3 või Mark 4 versiooni kasutamise veelgi tõenäolisemaks, kuna need on Rootsi raketi versioonid, mis on loodud tabama sihtmärke nii maal kui merel. Mitmekülgsus ongi see, mis muudab Odini maagilise oda Ukraina relvastusele nii oluliseks täienduseks. Siiski on mängus veel üks tegur. See tegur muudab kõik ja teeb RBS-15 täiusliku valiku rünnakuks, mille Ukraina just läbi viis. Aga enne kui selleni jõuame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis veenduge, et olete kanali tellinud. Nüüd siis see teine tegur. RBS-15 oli juba hea valik rünnakuks Sivaši vastu, arvestades selle ulatust ja võimsust. Siiski on selle platvormi juures veel midagi, mida mainisime varem videos ja mis võis teie tähelepanu köita. Lisaks õhutõrjeradaritele naftaplatvormil, mida Ukraina soovis hävitada, on Venemaa kasutanud Sivaši naftaplatvormi oma elektroonilise sõjapidamise ehk EW seadmete jaoks. Elektroonilise sõjapidamise abil suudab Venemaa segada GPS-signaale ning suunata nii droonid kui ka raketid kursilt kõrvale. Siin tulebki mängu RBS-15. See rakett on optimeeritud mitte ainult rannikualadel ja avamerel tegutsemiseks, vaid see on varustatud ka elektrooniliste vastumeetmetega. Teisisõnu, Gungniril on omaenda elektrooniline sõjapidamine, mida ta saab kasutada Venemaa poolt Ukraina rakettide ja droonide vastu rakendatava elektroonilise sõjapidamise vastu. See on tulega tule vastu lähenemine. See tähendab, et RBS-15 on loomupäraselt vastupidav GPS-i segamisele ja petmistehnikatele, mida Sivaši platvormile paigaldatud elektroonilise sõjapidamise seadmed kasutavad, et peatada rünnakuid nagu see, mille Ukraina korraldas 6. aprillil. Nii et Odini maagiline oda pani tõenäoliselt aluse sellele, mis hiljem juhtuma hakkas. Ukraina kasutas oma Rootsi rakette, et purustada Venemaa Sivaši elektroonilise sõjapidamise süsteemid ja jätkas seejärel droonirünnakutega, millest me juba teadsime.
Need droonid, mida Sivaši elektroonilise sõjapidamise kohalolek enam ei seganud, suutsid seejärel rünnata naftaplatvormi õhutõrjeradareid täpsusega, mis muidu poleks olnud võimalik. See on uskumatult intelligentne mitmekihiline lähenemine rünnakule. Ukraina on taaskord näidanud Venemaale, et nende lähenemine sügavale ulatuvatele rünnakutele on palju enamat kui lihtsalt rakettide ja droonide sihtmärgi poole suunamine ning lootmine, et need tabavad. Sivaši rünnak oli igas etapis hästi planeeritud ja Kungmir oli võtmetähtsusega kogu operatsiooni õnnestumisel. See teeb Putinit murelikuks. Ta teab, et tänu Sivaši hävitamisele on tulevased rünnakud Vene varadele Krimmis nüüd võimalikud. Kuid tõeline küsimus, mida ta endalt küsib, on see, kuidas see üldse juhtuda sai. Venemaa on tabatud ootamatult, kuna Ukraina on kasutanud relva, mida ta pole varem kasutanud. Kui Putin oleks tähelepanelik olnud, oleks tal vähemalt olnud aindus, et midagi sellist on tulemas. Kuigi Odini maagilise oda saabumine tundub olevat toimunud vaikselt, on see tegelikult pikaajaliste Ukraina ja Rootsi vaheliste läbirääkimiste tulemus. Rootsi tegi oma seisukoha üsna varakult selgeks, keda ta toetas pärast Putini 2022. aasta veebruarikuist sissetungi Ukrainasse. Juba 2022. aasta juunis lubas riik saata Ukrainale kaitsepaketi, mis sisaldas tankitõrjerelvi, 12,7 mm vintpüsse ja mis kõige olulisem, RBS-17 laevatõrjerakette. See konkreetne rakett on sisuliselt Rootsi versioon USA's toodetud Hellfire'ist. Ainult, et see oli kohandatud nii, et seda sai lasta sõjalaevadelt või maapealselt laskepositsioonilt, mida võis hõlpsasti üles seada ja lahti võtta ükskõik kus Ukraina rannikul. See oli hoiatus Venemaale. Rootsi oli valmis Ukrainat sõja algusest peale varustama rakettidega ja nagu Militani tol ajal märkis, ootas palju võimsam RBS-15 alles oma järge. Siiski ei paistnud Rootsi raketirindel pärast RBS-17 saabumist 2 aastat eriti midagi juhtuvat. Ja siis midagi muutus. Me ei kuulnud sellest tol ajal eriti midagi ja meedias jäi see vähe kajastatuks. Aga Kyiv Posti andmetel sõlmisid Rootsi ja Ukraina mingil hetkel 2024 aastal kokkuleppe RBS-15 rakettide Ukrainale üleandmiseks. See tähendab 2 asja. Kas Rootsil on läinud umbes 2 aastat, et kokkuleppe täita, mistõttu näeme Kungniri ilmumist Ukrainas alles nüüd, või sai Ukraina selle raketi juba kuid, kui mitte aastaid tagasi, ja on oodanud täiuslikku hetke selle kasutusele võtuks. Igal juhul on Venemaa just tundnud Odini maagilise odaga löömist ning ees võib oodata veel palju hullemat. Kyiv Post lisab, et Rootsi pole sugugi ainus riik, kes kasutab RBS-15 raketti. Tais, Alžeerias, Bulgaarias, Poolas, Saksamaal, Soomes ja Horvaatias kasutatakse samuti seda raketti. Nendest riikidest toetavad kõik Euroopa riigid aktiivselt Ukraina kaitset Venemaa vastu ning nad on kõik varem Ukrainale relvi andnud. Nüüd me teame, et Rootsi on sõlminud Ukrainaga lepingu RBS-15 rakettide üleandmiseks, aga kuidas on Saksamaa või Soomega? Kas neil on käsil sarnased lepingud? Kas need lepingud on juba allkirjastatud ja me pole lihtsalt sellest kuulnud? Kas Kungniri rakettide ülekandmise läbirääkimised võivad nüüd alata, kui Ukraina teab täpselt, kui kasulikud tema Rootsi raketid Venemaa vastu võivad olla? Need on kõik küsimused, millele praegu veel vastuseid pole. On ka küsimusi, mis peaksid Kremlis kõlama, sest kui paljud neist riikidest saadavad Kungniri rakette Ukrainasse, võib see tähendada, et tulevikus ootab Venemaad ees rohkem rünnakuid selliste rajatiste vastu nagu Sivaš. Ja Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Rootsi ei varusta Ukrainat mitte ainult Sivaši purustavate rakettidega, vaid töötab aktiivselt koos Putini vaenlasega uute rakettide arendamisel. Seda teatas Defense Express, mis andis juba 2025 aasta jaanuaris teada, et Ukraina ja Rootsi kaitseametnikud kohtusid, et leppida kokku uues ühises algatuses kaugmaarelva arendamiseks. Pärast Defense Expressi raportit pole me sellest kokkuleppest palju rohkem kuulnud, kuid see näitab, et sõjaline koostöö Ukraina ja Rootsi vahel muutub tihedamaks. Vladimir Putin peab kindlasti mõtlema, kuidas asjad sellesse punkti jõudsid. Enne kui ta oma sissetungi alustas, tundus Rootsi Venemaa jaoks ebaoluline. 200 aastat enne Ukraina sõda ajas Rootsi järjekindlalt sõjalise neutraalsuse ja mitteliitumise poliitikat, mille eesmärk oli tagada, et riiki ei tõmmataks teiste sõdadesse. Siis hakkasid tankid Ukrainasse sisse sõitma ja kõik muutus rootslaste jaoks. Esimest korda 2 sajandi jooksul nägi Rootsi ohtu, mille vastu tuli tegutsema hakata. Riigis muutus hoiak selgeks. Kõigepealt sihib Putin Ukrainat. Seejärel võib ta pöörata oma tähelepanu Balti ja Põhjamaadele. Venemaa agressioon ongi see, mis pani Rootsi loobuma 200 aastast neutraalsusest ja saama NATO üheks uuemaks liikmeks. See samm tehti ametlikuks 2024. aasta märtsis ning see viis kollektiivkaitseorganisatsiooni laienemiseni, mida Putin on sageli kasutanud ühe põhjusena oma sissetungi alustamiseks. Venemaa soovis, et NATO muutuks väiksemaks, et vabaneda idatiival asuvatest riikidest, mis Putini arvates tungisid liiga lähedale Venemaa territooriumile. Kuid kõik, mida Putin on oma sissetungiga saavutanud, vähemalt Rootsi vaatenurgast, on neutraalse riigi muutmine vaenlaseks.
Lisaks NATO-le on Rootsi andnud oma toetuse ka Ukrainale. Oleme sellest juba rääkinud, kui mainisime rakettide ja relvade tarnimist, mis algas juba 2022 aasta juunis. Kuid Rootsi lait on palju sügavam ning see on Kremlile suur probleem. Alates 2022 aasta veebruarist on Rootsi panustanud üle 13,7 miljardi dollari Ukraina sõjapingutustesse. Sõlmitakse ka tehinguid, nagu näeme RBS-15 rakettide Ukrainale üleandmise puhul. Teised tehingud hõlmavad veelgi ohtlikumaid vahendeid, näiteks need, mis on sõlmitud Ukraina ja Rootsi vahel, mille kohaselt annab Rootsi järgmise 10 jooksul Ukrainale kuni 150 Gripeni hävituslennukit. Rootsi on isegi Venemaa oma kultuurilisse sihikusse võtnud, nagu näitavad Rootsi ja Ukraina kultuuriministrite kohtumised, mis tõestavad, et Rootsi soovib oma uue liitlasega teha koostööd täielikul derussifitseerimisel. Kui Putin tungis Ukrainasse, pidi ta kiiresti võitma. Niinimetatud sõjaline erioperatsioon pidi kestma vaid mõned päevad ja Venemaa oleks saanud seda võitu kasutada teiste Euroopa riikide hirmutamiseks. Kuid kui Ukraina end kaitses ja Venemaa jäi kinni sõtta, mis on nüüdseks kestnud üle 4 aasta, on Putinil õnnestunud vaid olla katalüsaatoriks liitude tekkimisele, mida poleks kunagi sündinud, kui tema väed oleksid paigale jäänud. Nüüd on Rootsi vaenlane, kes käsitleb Venemaad aktiivselt kui suurimat ohtu oma riiklikule julgeolekule. Ja just see ongi pannud aluse suurele osale koostööst Ukraina ja Rootsi vahel, mida me täna näeme. Seega on Odini maagilise odaga Venemaa vastu löömine oluline just nende vahetute tulemuste tõttu, mida see on toonud. Ukraina-Rootsi raketid on hävitanud olulise Musta mere radari ja elektroonilise sõjapidamise tugipunkti ning see võimaldab luua rohkem õhukoridore, mida Ukraina raketid ja droonid saavad kasutada, et rünnata Krimmi ennast. Kuid võib-olla on löögist olulisem see, mida see löök sümboliseerib. Putin on loonud Rootsi koletise ja nüüd, kui see koletis tegutseb koos Ukrainaga, ei ole ükski okupeeritud ala kaitstud Ukraina viha eest. Gungnir ei ole ainus relv, mis on inspireeritud Põhjala mütoloogiast ja mida Rootsi kasutab Venemaa vastu. Odini kõrvale on nüüd tulnud ka Loki, kuna Saab on välja töötanud uue süsteemi, mis pakub pragmaatilist ja kulutõhusat lahendust Vene droonide probleemile. Vaata meie videost, mida see relv tähendab ja miks see võib olla Euroopa ja NATO õhutõrje tulevik. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta telli, et olla kursis viimaste relvadega, mida Ukraina kasutab võitluses Venemaa vastu. Ja aitäh vaatamast!